ja FC Tallinn, kui siin avavile kõlas. FC Tallinn. Kala tõstab karistusalasse Mägile, Mägi pall värava ette ja seal on hea võimalus ja sealt tuleb esimene värav. 16. minutil hästi oli mängitud ja Tristan Saupõld siis võib öelda teist omavahelist mängu järjest FC Tallinna vastu sahistab ristnurka. No see eelmine mäng Tartus, seal ta muidugi tegi seda veel kaunimalt ja kaugemalt ilusa kaarega, kui selle tagumisse ristnurka keerutas. Nüüd lõi veidi lähemalt, tehti talle hea kombinatsioon ära. Aga ei, lööb Taar. Ja hea töö tema poolt ja Dinekov saab tänu sellele tsenderdada ja seal. No nüüd on Velkol veel võimalus teine lüüa ja nüüd peab Narva Transis mänginud, see on nende ühine nimetaja varem, aga nüüd nurgalöök tagumisse posti, sealt tuuakse endale. Kala tõuseb keskkaitsest päris ambitsioonikalt. Ja hea rünnak. Volkovit leiab ka, aga sealt jätkeb õnnestub ja nüüd on hea kontrarünnaku võimalus Velkol palliga karistusalas ja see oli hea võimalus. Tuleb pall karistusalasse, saab Timoska jala vahele, Teko karistusala tagant. Ja tema kohale paremale siis Volkov on läinud ja Volkovi kohale omakorda Kulik nagu öeldud, aga nüüd Volkov hästi võtab rinnaga maha ja Agarmaa oli väravast väljas ja värav oli tühi põhimõtteliselt. Nüüd on FC Tallinn tulemas ja karistusala tagant, Taar lõi peale, nüüd tuleb sellele samale Uus ja nüüd saad päris hästi seal ette võtta endale ka palli. Nesterov viib Kuliki suunda, Kulik peaga latti. Oli see vahetus peaaegu tulu toomas ja no mõlemal FC Tallinna vahetusmehel nüüd järjest on olnud päris head võimalused. No see oli siin veel eriti magus Kuliki pool. Ettevad päris mitu söötu omavahel, nüüd Timoska otsib tsenderdust. Ja nüüd Kastijoonelt Taar saab löögile päris hästi. Nesterov on seal, Taar on ära läinud. Nii, kas Nesterov lööb, ilusti lööb Nesterov 81. minutil. Ise teenis selle karistuslöögi ja ise lõi ka ilusti üle müüri ette ristnurka. Et kui varem on Tallinnas Pae tänav tuntud kui eelkõige selle poolest, et siin tegutses pommimees Märt Ringmaa, kes siin plahvatuste seeria korraldas, siis nüüd miks mitte äärelt murdmas Saupõllu vastu. Volkov pall karistusala taha, tuleb sealt Taarilt. Tuleb uus standard ja hääl jääb lahtiseks, Ernits saab nüüd löögile, nüüd uus löök. Klaaritakse ära. Ja nüüd kõlab ka siis lõpuvileni, et 1-1 viik. Teisel kohal paikneb FC Tallinna ja kolmandal kohal paiknema Tartu Velko vahel. No üsnagi aus tulemus, esimesel poolel Velko ütleks oli parem.